elu läheb. Mul on tegelikult suur rõõm teid tervitada selle väikse teetähise puhul, mis meie haiglas täna aset leiab. Pikka aega on olnud meil pinnuks silmas see, et meie erakorralise meditsiini abi on toimunud justkui koridori peal. Ja me oleme isekeskis oma haigla administratsiooniga mõtelnud, et kama kõik, mismoodi see tervishoid areneb tulevikus, missugused asjad tulevad, missugused asjad kaovad, siis üks, mis kindel on, et perearstid jäävad ja kindlasti inimesele peab jääma võimalus 24 tundi ja igal päeval nädalas kuhugi pöörduda, et abi saada, ehk erakorralise meditsiini osakond. Ja aastaid on tõesti mind ennast riivanud see, et ma kõnnin mööda koridori ja ma kõnnin inimeste vahelt läbi, kes abi ootavad. Silma alla, kes samal ajal siis tööl on. Ja pikemalt ma ei tahakski sellest asjast rääkida. Meile on kuskil jäetud niisugused nurgad, kui need ära võtta, siis oleks justkui liht tegema. Noh, saime alguses. Koos klaasid. Võta ise. Vabandust. No teeme siis nii. Ma loodan, et see nüüd koos tähtedega ei. Väga hästi tuleb. Jätsite kõige raskem osa mulle. Nii. Ja ma arvan, et sellega on asi tehtud. Marju võin, jah? Jaa. Perenaine lubas. Olge hea. Kõik patsiendid peavad sinna nupule vajutama. Ma ei tea, kus Reet läks nüüd. Klaas oli meil seal veel, ma ei tea, palju. Seal käisid. Kus sa Reet läks? 4 kraadi. 4-8 on. Ja 4-8. Mis? Ei. Läänemaa haigla on juba PERH-i nagu hoole all, ühinemine oli hiljuti ja esimesed tulusad sammud on juba näha. Täna avatakse mis? Täna avataksegi erakorralise meditsiini osakond ehk 6. üksus ja regionaalhaigla on kogu aeg mõelnud võrgustumisest mitte üksnes äriregistri kandena, vaid ka sisulisi muudatusi kaasa toomas. No kindlasti, kui me vaatame ka ringi, siis on juba see visuaalne efekt, aga mis on kõige olulisem tegelikult meie tütarhaiglate puhul ja üldse siis maakondlike haiglate puhul on just kõige kiirema vajadusega ravi võimaluse kättesaadavus. Et mitte üksnes me ei räägi, et tähtis on perearstikeskus ehk esmatasendi keskus, ja kui me räägime maakonna haiglatest, siis väga oluline on ka see, et patsient saaks väga hea erakorralise meditsiini abi. Ja ma arvan, et see tänane avamine siin kindlasti seda momenti pakub. Nii, aitäh ja tutvustage ennast. Agris Peedu, Põhja-Eesti regionaalhaigla juhatuse esimees. Läänemaa haiglal on täna rõõmustav päev. Mis siin toimus? Täna on siis tõesti see rõõmus päev, kui me avame siis enda haigemajas vast renoveeritud erakorralise meditsiini osakonna või palati. Ta on meil nii väike osakond, et võime ka palatiks kutsuda, aga see on nüüd renoveeritud ja ma arvan tänapäeva nõuetele vastav ruum.
nii, palun kirjeldage, mis siin ruumis on rohkem kui varasemalt oli? Siin ruumis rohkem on varasemast kindlasti ruumi ja ära on lahendatud see, et inimesed ei istu enam koridori peal ja jälgimishaiged jäävad teenindava personali pilgu alla otse läbi akna, ja kogu see osakond on ka haiglast öötundidel isoleeritud. Mina olen Tõnis Siir, Sihtasutuse Läänemaa haigla juhataja. No ma arvan, et ega mul varianti ei ole. Kui ma panen aasta lõppu kinni, siis meil on need igasugused elustamised haiged on vaja kiirelt transportida, näiteks luumurdudega haiged transportida, vahetamist enne jätsime praegu lihtsalt teeme nüüd järgmise, lõikame rütmi katki. Vot, tegelikult muidugi, me oleks võinud muidugi otsida kuskilt mingist vanavarast siuksest kalpelli.